Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas. Tere kuulajad, Autotund on eetris. Käes on meil siin igatahes juba jõulukuu. Stuudios Tarmo Tähepõld ja üle interneti Martin Mets Geenius uudisteportaalist. Täna ma vaatan meie saate teemadele peale ja ütleks, et asi on taaskord suhteliselt elektriline. Põhjus selles, et ilmus meil uus Autoleht Extra, mis on meie iga kvartal ilmub. Kvartaalne, just. Paksem formaat ja kus me oleme iga kord teinud edetabeli. Ja nüüd viimati tegime elektriautode edetabelit 2 aastat tagasi. Märgiline on see, et siis me saime sisse panna kõik Eestis müügil olevad elektriautod. Siis nüüd 2 aastat hiljem tuli teha ikkagi korralik eelvalik, sellepärast et algne Excel oli põhimõtteliselt üle 60 auto. Ja ausalt öeldes 60 auto edetabelisse panemine eriti, kui hästi palju on ju selliseid tegelikult jagatud platvorme, ID5, ID4, ID3, ENIAC, et on päris keeruline. 30 pluss oleme ära märkinud veel 5, aga täpsemalt sellest räägime siis saate teises pooles. Alustame siin ikka oma nädalase vinguviiuliga. Mõnikord saab ka kiita ja rõõmus olla, aga praegult mul on selline külmahädad. Et ma pole oma seda igapäeva sõidukist, ma siin muidugi tihti räägin ja toon näiteid, aga ma ei ole seda erinevalt oma eelmisest alfast, millest ma pidasin autogeeniuses blogi ja kõike. Pole nagu nii palju esile tõstnud, sest et tegu on võrdlemisi uue autoga ja seal selliseid asju juhtub tegelikult harva. Aga on üks asi, mis muidugi hiljem selgub, kui sa hakkad niimoodi uurima siis foorumid ja asju ja räägid ka esindusega, siis selgub, et jaa, see on see tüüpviga. Millest ma nagu enne midagi ei teadnud. Aga ühesõnaga, üks viga on see, et selle Alfa Romeo Giulia kapotitross on veetud kuskilt nii lollisti, et ta jääb kogu aeg kinni. Ehk et tõmbad seda linki, tahad aknapesu vedelikku panna, tõmbad linki ja link nagu põhimõtteliselt plastikosa, ta nagu käib kuskilt üle, aga midagi lahti ei tõmba. Mul on juba teada, ma tean, kuidas see link küljest ära rebida, niimoodi jõuga. Siis ma tean, kuidas seal küljekarbi lävepakk, kus on peale kirjutatud ilusti Alfa Romeo, kuidas see kate lahti käib, et võtta ära veel üks kate ja siis ma saan näpuga ise sellest trossist nagu tõmmata, siis ma saan lahti. Kaunis. Seda on mul 2 korda esinduses parandatud ja ma arvasin, viimane kord nad olid veel eriti enesekindlad, nüüd me leidsime selle ülesse ja nüüd on korras ja läksin siis siin pühapäeval, oli vaja korra sõita Lätti Riia alla ja siis kui sa avastad seal hommikul kell 6 vasti külm ja sa avastad, et nüüd sai aknapesu vedeliku paak tühjaks. See on juba tüütu. Ma räägin teise häda ka, mis pidi ka olema mõneti tüüpviga. Selle alfaga on see, et mis veidrusi nagu sisse progetakse või kuskil nagu, et aku, see alfa on suhteliselt tundlik pidi olema elektriprobleemidele, mis tähendab seda, et väga oluline on, et sul oleks kogu aeg hea aku. Aga näiteks üks asi on, kui su aku laetus on alla vist oli 75%, siis tagaakna soojendus ja peeglisooendus ei tööta. Tagaakna soojendus, see on ju, issand jumal, see oli isegi juba mul isa esimesel Sigullil oli see peal, et see on lihtsalt nii oluline ja vana asi, mis võiks ju töötada nagu igas asendis. Aga alfal ei tööta, kui aku laetus on liiga madal. Ja kui aku laetus, ühesõnaga, ja ta ei lae seda enam täis ka see auto.
et kas asi on siis, et aku on vana või midagi, see on hästi peen asi. Mulle keegi saatis hästi pika kirjelduse, mina ei teadnud sellest midagi. Tema oli läbinud esinduses selle teema ja öeldi, et jah, võt, niimoodi on see alfa tarkvara kirjutatud, nii see on ja ma lähen siis järgmine nädal akut vahetama remonditöökotta, sest jällegi, ma ei julge ise, sest seal on see, mingitel autodel on hea, kui see uus aku kuidagi autole selgeks tehakse midagi seal ajus, et noh, ühesõnaga. Ja, tõstad klemmid kõrvale ka, selles mõttes, et sa ei tõsta nagu autot nagu vooluvõrgust täitsa nagu maha, vaid paned ikkagi vahepeal aku just, et ühesõnaga et eriti kui see pidi nii tundlik olema elektrisüsteemi hädadele, siis ma kindlasti tahan, et seda asja spetsid teevad. Aga, no näed, talv on jõudnud ka alfa inimese õuele. Ei ole veel külmaks läinudki tegelikult. Just. Aga ei, ma tahtsin, sa kasutasid mitu korda sõna tüüpviga. Ja mu mõte hakkas hoopis nagu teises kohas nagu rändama, et Euroopa Liit siin tahab väga igatpidi nagu tarbijaid aidata ja küsimus ongi, et tüüpviga, et kus kohast nagu tüüpviga on tõesti nagu selline faktiline tüüpviga, et kas me räägime siin, ma ei tea, et kuskil jälle see Saksa TÜV, see ülevaatuste statistika näiteks, et see on selline väga esinduslik, väga, väga palju autosid, suur valim, et ütleme, et kui sealt tulevad mingi spetsiifilised vead välja, et ütleme, et kas need tüüpvead ei võiks olla kuidagi nagu ametlikud ja avalikud ja ütleme, et sa lähedki, ütleme, et sina ei ostnud enda alfat on ju uuena ja seal see häda ongi, et need tüüpvead tulevad ju välja, noh, ütleme, ma ei tea, 25 aasta jooksul. Nad üldiselt ei tule ju esimese 2 aastaga. Okei, võib-olla see tross seal tõesti tuleb esimese talvega välja, on ju, ka uuel autol täitsa. Aga lihtsalt, et see info kuidagi oleks nagu, võiks ju olla tarbijale avalikult ja ametlikult teada, mitte et seal esindused ostad auto ja siis poole aasta pärast lähed sinna midagi tegema ja siis öeldakse, no see on ju tüüpviga, et kas see info ei võiks olla nagu avalik kohe kuidagi? Ma saan aru, et see oli sul siuke retooriline küsimus, et kujuta ette, iga autofirma hakkab panema. See info on avalik. See on autogeenius.ee lehel on kasutatud autode rubriik, kus on meil nii palju, kui me neid teame, oleme neid püüdnud nendes kasutatud autode ülevaadetes, eks selle pealt nad ju tulevadki meil. Et me kajastame seal enamjaolt ikkagi 5 või rohkem aastat vanu autosid ja selleks ajaks siis on interneti ja saab ka, mõned esindused on päris toredad ja ausad ja ütlevad välja, et jah, tõesti siuke asi on, aga nagu, kui suur see siis, kui mingi asi on epideemiline, siis tehaksegi tagasikutsumine. Mis see tüüpviga on, et kas on 1000 see on turvavarustuse kohal enamasti tegelikult ju. Et kas on 1001, eks ju, kas see on juba tüüpviga, kui sa toodad 1 000 000 autot, et see on raske, aga jah. Vaata tagasikutsumised on ikkagi seotud, on ju turvavarustus või pluss see, et mingi asi turvavarustus võid, et võib mingi asi. Aga see, et sul mingi tross seal kinni külmub, vaata, see ei lähe kuidagi ju sellise päriselt nagu ohtliku asja. Ühesõnaga, mitte tagasikutsumist, aga on, tegelikult ma tahtsin öelda, et on garantii ajal korda tehtud, et tihti on need esimene 5 aastat, kus tulevad välja need sellised siis, eriti kui on tegemist uue mudeliga laste haigused, siis tõenäoliselt mingi 3.-4. tootmise aasta auto on juba palju parem esiteks, sest et need esimesed vead, mis välja tulid, on parandatud ja tegelikult ka kasutatuna osta, eriti kui tausta kontrollida, võib olla niimoodi, et mingid suured probleemid on garantii ajal juba tegelikult ära tehtud. Et see on ka päris tihti siuke variant olnud. Nii, sinul on ka külm, auto käib? Jaa, ei ole sellega nagu ühtegi muret, pole veel külmaks läinud. Aga tegelikult mina tahtsin rääkida asjast, mis tegelikult juhtus mul täpselt täna hommikul. Tegin siin väikest sõitu ja tulin kõrvalteelt ristmikule, peateele. Peatee on seal ristmikul ees. Nii lumine kõik on ju, tee on lumine, vaatan paremale, vaatan vasakule, tühjus, hakkan sõitma, paremale keerama ja ütleme, et sekund ei puudu sellest, et oleks suurel kiirusel vastu tulnud autole ninadega seal korralikult musi teinud. Et ütleme, et oleks nagu sekund või 2, oleks olnud tähelepanematum ise, siis oleks olemas olnud ilusti.
auto tuli, ütleme 30 alas, noh, tundus üks 50-ga ja keset teed ka. Noh, keset teed võib-olla ei saa nagu ette heita, aga sest lumine ja ega seal joont ei ole ka muidu, aga noh, ruumi oli kindlasti, aga noh, okei, ei olnud paremas oma sellest, aga no okei. Kokkuvõttes, mille üle ma ei muidugi mõtlema, on see, et ega vist süüdi oleks ikkagi mina jäänud. No jah, või teadupärast on, võt ma ei tea, siin on täitsa loo mõtet, et kuidas sellistel hetkel, tegelikult on ju, me ise käisin külastamas seda firmat, need autodel on ju mustad kastid, vähemalt moodsamatel. Ehk et kui on ikkagi mingi kindlustusvaidlus või on ka mingi väga raske liiklusõnnetus, millel siis politseil on vaja teada nagu täpselt, mis juhtus, et siis tegelikult paljudel autodel see must kast salvestab mingid sellised mõned sekundid enne õnnetuse juhtumist. Ja kui ikkagi sina, muidugi eks ju sellist 30 või 50 on raske võib-olla silmaga eristada, aga ikkagi keegi tuleb sealt mingi 90-ga 30 alas, et seal on, ma arvan, vaidlustamist küll pärast ja kui selle saaks veel andmetelt kätte ka, siis esialgu jääd sina süüdi, aga kui sa tegelikult tunned, et kuulge, see ei olnud nii, et siis ilmselt hea advokaat ja siis saab seal nagu vaidlema hakata küll. See tegelikult selliste asjade kohta on nagu juhtumeid olnud küll, et mul on mõned isegi meeles ja mõne kohta ma tegelikult enne saadet just uurisin, et kuidas sellist asja on lahendatud. Mis on nagu halb, mille kohta tõesti võiks küsida täpsemalt, on see, et eriti palju ei ole, kui me räägime nagu protsentuaalsest ületamisest, vaid ütleme selliste, keegi ei kirjuta sellest, kui keegi ületas kiirust +20 ja et mis siis juhtus ja kui keegi nagu surma ka ei saanud, siis ei ole nagu midagi, aga tegelikult on olemas väga selliseid karme näiteid Eesti elust, mitte küll nüüd viimasest ajast, aga 2007 oli Tallinnas Paldiski maanteel seal, kus on see Rokast kesklinna poole see lõik, siis oli seal veel igal pool 70 ja siis üks pensionär tuli kõrvalteelt ja keeras, tegi ka vasakpööret, vaatas, tee on tühi ja talle sõitis 130-ga üks tüüp otsa. Pensionär sai surma koha peal kohe. Ja eeldus oligi, küsimus oligi, et kes on nagu süüdi selles asjas. Ja naljaks on see, et ma leidsin selle artikli, mis rääkis sellest kohtuloost, aga seda lahendit ma ei leidnudki. Aga mis see põhimõte seal oli tegelikult? Ja kusjuures tuli välja, et varasemalt politsei ja prokuratuur on hinnanud neid asju väga erinevalt. Et politsei ongi pannud, et saatnud, et näed, okei, sõits peateelt ette või asi lihtne. Ja prokuratuur on neid asju ümber kvalifitseerinud ja seal on see põhimõte, et igal liiklejal on õigus eeldada, et teised liiklejad järgivad liiklusreegleid. Et selline üldine põhimõte. Aga küsimus on muidugi, et kui me lähme sellise 50 või 55, 50 alas on ju. Seal on see asi, et sa silmaga ei erista seda, kui auto tuleb kõrvalt, sa ei näe, et kumb see on ju. Kui sa sõidad ette, mul on tunne, et seal ei ole nagu vaidluskohta. Aga keegi 70 alast tuleb 130-ga, siis on juba asi nagu päris keeruline. Siin on tegelikult varasemast ajast veel nagu karmimaid asju, et kus ikkagi üle 200 on sõidetud peateel ette ja mitmed inimesed surma saanud. Ja seal juhul on tegelikult, sellistel juhtudel on tehtud, ikkagi on süüdi jäänud see kihutaja. Aga, küsimus käibki, et seal on nagu asi väga lihtne. Kui 90 alas 212-ga keegi kõrvalt tuleb, siis on asi nagu suhteliselt selge tegelikult, ütleme nii inimlikult kui ka võiks nagu, kui ka juriidiliselt on see ära põhjendatud. Aga ongi sellised väiksemad kiirused ja seal on võtva ikka nii keeruline. See on teema, mida tegelikult võiks nagu uurida, kuidas ta asjad on lahenenud. Ja mulle meeldub ühest meie mingi viimasest loost on ka, et kuskil ikkagi et kindlustus ikkagi tahab ka teada, et kas see on ka kuskil kohustusena kirjas, aga kas sina tegid kõik endast oleneva, et õnnetust et ei juhtuks, et õnnetust vältida, isegi kui sa oled peateel. See oli selles loos, kus oli see peademärgid. Ja. Et kus me uurisime, et miks siin lähiriikides on hästi palju neid märke, mis annavad sulle teada, et sina asud peateel, ehk siis võid rahulikult kütta ja meil on neid vähem. Ja seal Sven Kreek tehnikakõrgkoolist tõigi välja selle, et kui
kui anda juhile nagu liigset enesekindlust kogu aeg, mis tähendab seda, et siis ta ei peagi vaatama, et kas keegi kõrvalt teil tuleb. Et see on võib-olla isegi parem lahendus, et ta peab olema kogu aeg valvel. Et juhul, kui mingi tüüp sõidabki tee peale ette, et siis tegelikult sul on kohustus ka õnnetust vältida. Et on keeruline asi, aga jah, et siin võiks uurida, et kuidas need asjad ikkagi on, kuidas need lahendatud. Vot, selline lugu. Nii, teeme kaks auto uudist ja need uue auto uudist, need on nii erinevad, sellepärast on nad nii lahedad. Esimene, see ei ole uudis, see on üks asi, mis on siin kestnud äkki mingi 5 aastat või ühesõnaga. Eile õhtul lõpuks nii-öelda ametlikult avalikustati ja vist anti üle ka esimestele klientidele Tesla Cybertruck. Auto, mida siin pikalt skeptikud, võib-olla isegi nende hulgas mina arvas, et ega ta nüüd ei tulegi. Natukene ma siin veel jään sellele seisukohale, et mõned anti üle, aga et kas nad saavad selle tootmise ikkagi nüüd lähiajal käima või võeti lihtsalt korraks, et klopsiti mingi 50 autot valmis ja siis vaatame edasi. Näis. Aga hinnad on nüüd välja öeldud, autod müügis, esimesed andmed ka. Praegult saab seda 2 versioonis. Üks on 2 mootoriga Cybertruck ja teine on 3 mootoriga Cyberbeast. Ja siis 2025 peaks tulema ka veel ainult tagaveoline Cybertruck, siis kõige odavam. 2 mootoriga Cybertruck hind algab Ameerikas, ütleme, 63 000 eurot. Ameerikas on teada, et see on iga osariik on erinev, kellel läheb veel maks peale, kui see nüüd selle auto, et Eestis ta kindlasti ei hakka 63 000 eurot maksma, kui seda kunagi saab hakata niimoodi Tesla kodukalt vabalt kõik tellima. Cyberbeast hakkab maksma 88 000 eurot alates. Ehk siis, panen puusalt, et Eestis siis selline umbes 100 000 eurone auto oleks, kui ta lõpuks siia jõuab ja kui keegi saab sellele, kui Euroopas on võimalik sellele autole saada tüübi kinnitus üldse. Andmed 2 mootoriga, see lihtsam versioon peaks sõitma 515 kilomeetrit. Ei, see võimsam, 515 ja siis 2 mootoriga 547. See on täiesti tavaline suurte maasturit sõidu ulatus, meenub Kia EV9 näiteks oli samasugusena. Laadimisvõimsus 250 kilovatti, kiirendused nõrgemal 4,1, see on siis 0-96, mis on see Ameerika standard, ehk siis 4,2 sekundit. Ja võimsam Cyberbeast 856 hobujõudu ja kiirendus 96 kilomeetrini tunnis 2,6 sekundit. Ma arvan, et minu jaoks huvitavam tegelikult on see, et kuidas ikkagi nüüd see sellise asja sõidukogemus on. Ja teine asi on see, et mis on selle vastupidavus. Et siin vahepeal tuli ju tegelikult uudis, et Tesla Model 3-d on, nüüd on hakanud need ülevaatusi Saksamaal nendele tegema, sest on vist, 3 aastat vanad ja see on hakanud tegema. Ja Saksamaal hooga kohe Tesla Model 3 oli kõige enam läbikukkunud auto, ma leian kohe selle protsendiga, 14,7% kõigist Model 3-dest kukkusid läbi. Ma ei tea, mis see seis Eestis on, aga seda vist uurite. Jah. Et ühesõnaga, et mis, Model 3 on natukene teistsugune asi ja kõik edasi on ju, aga samas Cybertruck on kindlasti palju rohkem igatpidi uuenduslikum ja mis võivad kaasa tuua ka täpselt need samad lapse ja tüüpead. No Cybertruckiga ongi, siin on olnud nii palju probleeme, ka need viimane, mis siin paar nädalat tagasi minu podcastist käis läbi selle Los Angelese mingil järjekordsel Cars and Coffee'l tuli üks Tesla suhteliselt kõrge, vist kas on disainiboss ühe Cybertruckiga ka sinna kogunemisele, mis oli matt mustaks värvitud ja jätkuvalt
et need podcasterid, keda mina kuulan, et kas neil tõesti ei olnud demosõidukite hulgas ühtegi paremat, sest seal oli ikkagi see paneelide vahelised vahed ja et nagu ta ei jätnud sellist muljet, et see on nüüd auto, mis paari nädala pärast nagu klientidele üle antakse. Eesti talves ka veel pane see juurde. Et võib-olla tõesti see nagu, et see oligi mingi tehase prototüüp, mis on, ma ei tea, 2 aastat vana, et lihtsalt sellega sõideti ringi ja uued autod on palju paremad, aga nagu PR-i mõttes, et ma ei tea, 100 inimesed näevad seda, pildistavad seda, et nagu halb mulje jääb ju. Mis siin on siis märgiliselt veel välja tuua, et 2 elektrimootoriga auto kaalub 3 tonni ja muidugi 3 elektrimootoriga auto kaalub veel 100 kilo lisaks. Oota, kas Eestis on siis see kategooria luba selle jaoks? No võt, see on nüüd ilmselt, ma ei tea, kas see on tühimass, oleneb, kui tal kandevõime on 400, aga ilmselt see läheb ikkagi N1 kategooriasse, sest et näiteks Hummeri elektriautos EV, et see on just üle 4 tonni äkki või, et sellega ei saa Eestis tavaliste lubadega sõita. Impressiivne on see auto igal juhul, 44 sentimeetrit on maksimaalasetendis clearance, et tal on adaptiivne õhkvedrustus. Et kõige kõrgemas seades 44 sentimeetrit. Ma võin tuua lihtsalt näiteks, et siin sellistelt tutskematel linnamaasturitel, kui mõtleme siin Subaru või üks auto, millest me kohe järgmisena räägime, on 20. Kia EV9 oli 19 sentimeetrit, siis Cybertruck on 44. Et sealt alt läheb nagu, ma ei tea, väiksem mees kükakil läbi. Ja teine positiivne on, et haagise mass, kasti võib panna kuni 1134 kilogrammi kraami. Ma eeldan, et see on siis ikkagi täismass koos inimestega. Ja haagis 5 tonni. Ja nüüd annab ka Tesla välja nagu akudest saab elektrit ka välja võtta, et siis tööriistu laadida või teist autot. Nii, võt selline asi, et väljanägemine, ma ütlen, mul on selles Cybertruckiga see värk, et mulle õudselt meeldib, et keegi sellise auto tegi, et see ulme ja kõik see, et me ei pea olema lõputult nagu igavad, aga ma ei saa nagu absoluutselt olla nõus, et selliseid autosid, ma ei tea, igale inimesele nüüd hakatakse müüma, sest need võrdlused, suurusvõrdlused, ma tean, Jason Camisal tuli välja video, kus ta võrdleb seda DeLoreaniga, mis on samuti sellised harjatud metallist tulevikuauto omal ajal. Ja kui need kõrvuti on, ja mul on DeLoreaniga sõitnud, et ta ei ole, muidugi ta on 2-kohaline madal sportauto, aga ta ei ole nagu mingi Briti MG60-ndatest, vaid ta on ikkagi täismõõs auto. Ja Cybertruck selle kõrval on hiiglane. Ja ükskõik, kui rohelise elektriga sõidab lihtsalt see lihtsalt jalajälg, et see on täiesti idiootne, et nagu nii suurte autodega ja ma saan aru, et see on Ameerika ja kõik ja nad ei mahu ka Ameerikasse ära, aga lihtsalt see nagu ei muuda ju seda mõtteviisi, kui me teeme Hummer EV-sid ja Tesla Cybertrucke. Ma olen nagu veits närvis, et nagu kihvti disaini saab teha ka ju natuke väiksema autoga. Aga eriti arvestades, kes on Elon Musk ja mis tema mingi vaimne seisund ja iseloomu omadused, ta lihtsalt peab olema kõige suurem. Viimased päevad on jälle vinti juurde panda, aga ma vist ei peaks nagu sinna üldse minema. Ei peaks, ma mõtlesin praegu lihtsalt seda jah, et seal ameeriklastel on see suurushullustus nagunii ja pole võimalustki, et nagu Elon Musk kuidagi otsustaks, kuulge, aga teeks selle Model 2 lõpuks ära. Mis võiks olla nagu see auto, mida päriselt on vaja. Ei, me teeme Cybertruck. Aga ootame, väga ootan esimesi neid selliseid sõiduproove. Muidugi ka enda oma, aga see juhtub, ma arvan, varasemalt aastal 2027, aga siis ameeriklaste omi. Nii. Ma juhatan järgmise auto nagu ise sisse nüüd tegelikult. See on sulle sobiv.
Jaa, ma arvan, et sina oled sihtgrupp. Ma võtsin lihtsalt pressiteate ette ja ma ütlen seda asju ja sina tõlgid. Mina ei ole seda pressiteadet ise lugenud, sellepärast, et selle pani meil kallis kolleeg Gert ülesse ja mina seekord pääsesin sellest. Ei, ma lihtsalt isegi mitte seda, vaid ma ei mõtle, vaid mis meile saadeti. Lihtsalt, kuidas nad ise näevad seda autot, on ju, kuidas Dacia ise seda näeb. Et Duster tegelikult on ju väga palju kiita saanud ja eelkõige selline hinna ja kvaliteedi ja võimaluste suhe tegelikult. Ja kui ma vaatan seda Dusteri pilti, siis see natuke võib-olla näeb välja nagu kõik need teised autod on, et on võib-olla isegi selline, vaatad peale, siis on veits nagu tundub nagu RAV4 juba, et samasugused kandilised rattakoopad ja olid need varem ka? Ma ei mäletagi. Midagi vist oli, aga eks ta muidugi on palju moodsam näeb välja. Ja, aga et siis pressiteade pealkirjaga rohkem Dusterit on ikka Duster, et tee mis tahad. Aga tegelikult, et disain on karmim ja enesekindlam. Et ma saan aru, et enesekindlus oli asi, millest parem oli puudu, aga ta tõesti tegelikult ta on selline veits, ma isegi ütleksin, pildi peal veits selline militaarse vaibiga näeb välja. Jah, värv on ka natuke sükene liiva või muda värvi on selle halo või siis reklaammudeli värv. Siin on selles pressiteates ma ei tea, kas seal originaali juures oli ka andmete leht. Et ma kasutan ei, juba meie aga ma tahtsin veel lauseid lugeda selle pärast. Ma tahtsin lihtsalt siia lõppu öelda, et mina ei leia siin pealt, et kas ta ka suuremaks kasvanud on. Et siin on öeldud, et auto on väljast minimaalselt pikem. Et kas see suurus on tegelikult ka kasvanud või tundub ainult piltidelt. Nii, aga loe edasi. Täiesti uus Duster on varustatud säästlikumate materjalide ja hübriidjõuallikatega. Et kas need säästlikumad materjalid tähendavad seda, et see sisemus on kuidagi muutunud odavamaks või tähendab lihtsalt, et need on nüüd ökomad, aga tegelikult kallimad, selle saama nagu välja ei loegi. Et sa võikski öelda, et mis see hind hakkab olema või on see teada üldse? Ei ole ja see on nende autouudiste viga, et muidugi kui ma ise töötaks seal pressiosakonnas, ma teeks samamoodi, et täna on mul uudis, et näitame selline saab olema uue Dacia Dusteri esiosa. Nii nädala pärast näitan tagaosa. No ühesõnaga, avalikustati täielikult, aga hinnad tulevad veebruaris kahjuks. Mis on, või oli sul veel mingi hea lause seal? No lihtsalt, aga see lause on nagu enamikes pressiteates ja seda võib-olla sina sellise spetsialistina oskad nagu tõlkida, et täiesti uue Dusteri CMFP platvorm täiustab autos viibimise kogemust ja see, et mingi asi täiustab autos viibimise kogemust, et see on nagu selline läbiv lause tegelikult nendes autofirmade enda pressiteates. Tegelikult, mis see nagu tähendab? Või see ei tähenda mitte midagi? See ei tähenda mitte midagi. See võib tähendada seda, et näiteks, et mingi uus platvorm on ehitatud niimoodi, et näiteks tagaistmel on palju rohkem ruumi. Et selles mõttes, aga mingi täiustab ja sellised ülivõrd. Et see lause kõlaks väga hästi siis, et uus CMP-GBP platvorm tähendab seda, et tagaistujatel on rohkem, ütleme 20 millimeetri võrra rohkem põlveruumi. Palju parem, aga ei täiuslik kogemus ja enneolematu ökonoomsus ja see on meie töö igapäev, mida me peame lugema. Ekstras on meile selle pühendatud, Autoleht Ekstras on eraldi ka lehekülg iga kord pühendatud nendele sellistele autofirmade lennukustele. Aga Dusteri puhul siis minu jaoks üks suuremaid ja ka natuke kurvemaid uudiseid oli see, et enam ei ole valikus diiselmootorit, mis Daciale sobis väga hästi, pakkus head pöördemomenti. Ega ükski Dacia ei ole otseselt võimas, aga see pöördemoment on oluline siis, kui sul maastikul on vaja kuskilt niimoodi läbi ronida, muutub see olulisemaks. Aga teiseks ka muidugi kütusekulu, et nad ise arvavad, et siis et kes tahab ökonoomset autot, et jätkuvalt pakuvad ka siis LPG-d ja siis neil tuleb valikusse hübriid, mis peaks väidetavalt 80% linnasõidust saab elektriga ära teha, aga Dacia Duster ei ole ju linnaauto, ma ütlen teile.
kui nad ei ole veel oma publikust aru saanud. Dacia Duster on, ma ei tea, ma arvan, Volkswagen Passati kõrval kuskil Lõuna-Eesti kõige populaarsem auto. Vaata, tegelikult võib-olla siin on see, mis on Eestis, on nagu üks asi, aga teine asi, mis on nagu välismaal, et palju seal välismaal seda maaelu üldse nagu on, aga Eestis see on nagu selgelt. Jah, et ma ei tea, et see diiselmootor, et lihtsalt tundub, et nagu oli nagu väga popp ja kõik, et võib-olla tõesti kõik saavad oma asjad tehtud ka selle LPG või hübriidiga. Aga muidu kõik on palju moodsam, on Android autod, suuremad ekraanid, kõik on parem ja turvalisem. Üks asi on ka muidugi see, et miks Dacia on siiani selles mõttes tärnide mõttes läbi kukkunud nendest NCAP-i turvatestidest on lihtsalt see, et seal on üks kohustuslik osa on turvavarustus. Tähendab aktiivne, kõik need aktiivpidurdused, kõik see elektroonika osa, mida siis Dacia on lihtsalt otsustanud, et me ei pane. Et mitte sellepärast, et tal nüüd otseselt poleks turvapatju ja midagi, aga siis nüüd on nii palju asju muutunud Euroopa Liidus kohustuslikuks, et loomulikult uus Dacia Duster saab ka need. Neil ei jää lihtsalt mitte midagi üle. Nii et, ja saab ka need tüütud asjad. Saab kuulda, millist plõnni teeb Dacia Duster siis, kui sa natukene kiirust ületad. Aga veebruaris hinnad ja kevadel vist oli kas teises kvartalis või oli aprillis. Oota, ma ütlen sulle kohe. Autod jõuavad suveks. Hinnakiri tellimine veebruaris, autod suveks. Ootan põnevusega, ma ütlen, Duster on meile alati meeldinud ja ta on ka meil mitmeid teste võitnud. Enne kui me lähme oma elektriautode juurde, ütlen, et kui me siin üks päev rääkisime, Top Gear läks, ütleme, riiulisse, võib-olla tuleb kunagi tagasi, võib-olla ei tule, siis nüüd liiguvad kõlakad, et tegelikult on ka Amazon Prime voogedastusplatvorm põhimõtteliselt siis lõpetanud või mitte pikendanud seda The Grand Touri, kus May Hammond ja Clarkson Ameerikas edasi tegid asju, et küll viimastel aastatel on nad piirdunud selliste ühekordsete pikemate saadetega, mingi seiklus kuskil jälle. Üks on veel tulemas, mis on linastamata, aga et sellega seal ka vist praegult enam ei jätkata. Aga hea uudis on, kellel meeldib Jeremy Clarkson, siis järgmise aasta alguses tuleb Clarksoni farmi 3. hooaeg, mis on juba filmitud, mida siis praegult pannakse kokku. Ja just eile Clarkson või siis tema selle farmi Diddley Squat Farm Instagrami lehel jagas ka uudist, et on kokkuleppega 4. hooajaks. Ja jätkuvalt, kes ei ole näinud, vaadake, jube kihvt ja südamlik ja nagu väga, väga äge reality on see Clarksoni farm. Nii, Autoleht Ekstra. Ma enne etetabelit ütlen, et seal ei ole sugugi ainult elektriautod, kuigi me seekord kerge fookuse sinna seadsime. Meil on siin see test, kus on Maxus, Lexus, Jonathan, tegelikult küll Maxus, Lexus, Hyundai. Käisime, sõitsime pika ringi läbi Soomaa. Siis on, et tasakaalustada kõike seda elektrit, on meil üks test, mitte sisse ostetud. See ei ole kuskilt autopildist või ma ei tea kelleltki. See on siinsamas Laitses tehtud, Tõnu Korrol, meie hea kaasautor. Ja ma ütlen teile, mis on pealkiri. 2900 hobujõudu ja 1 vihmamärg ringrada. Ühesõnaga, Tõnu tegi ära selles mõttes Heraklase vägiteo, et ta sai samal päeval kokku Laitse ringrajale 8 erineva põlvkonna või erineva keretüübi või mootoritüübi C-klassi AMG-d. Sest Mercedes C-klassi AMG sai 30 aastat vanaks ja Tõnu, kuna tal endal ka üks on, siis ta tunneb neid AMG-vendi ja 8 autot oli kohal. Väga kahju, et ei ole seda kõige uuemat, mis on nüüd siin puristide poolt mitte küll väga hästi vastu võetud, sest mootor on 4-silindriline ja tohutu võimas hübriidsüsteem, mis tähendab, et sel autol oli küll vist üle 700 hobujõu, aga tal pole enam seda, kujutage ette, mingi hetk oli
AMG C-klassi mootor 6,2 liitrine V8. Ühesõnaga, vaatasime, proovisime ja siis Tõnu pani, ütleme isegi järjekorda, et milline C-klass siis talle kui entusiastile kõige parema mulje jättis. Ühesõnaga, bensiini põletasime ära palju. Paula käis meil seiklusmopeediga. See on õudselt kihvt Upco, ma pikalt sellel ei peatu, aga põhimõtteliselt lihtsalt selline rauast raam, millel on natukene akusid keskel, aga jube funky näeb välja. Ma arvan, et iga kalamaja hipster viskaks ennast praegult vaimustust pikali, sest see on palju ägedam asi kui kastiratas. Tema käis sellega kuskil Saaremaa adruvällide vahel põhimõtteliselt peaaegu et veiseid karjatamas. Andres Hall, Audru ringraja või siis praegu Porsche ring põhimõtteliselt omanik ja see, et kuidas sellest peaaegu et maha jäetud rajast ehitati meie regiooni kõige kõvem asi, kuidas tal läheb, mis on takistused. Ühesõnaga, ei ole ainult elektrit, ei ole ainult edetabel, aga meie vist võtame nüüd selle edetabeli ette. Mina selle autor, sina tõmbad nüüd lugeja ja kuulaja mütsi pähe ja hakkad äkki mulle esitama suunavaid küsimusi. Ütleme niiviisi, et ütle alguses ära, et mille järgi te täpselt selle tabeli tegite ja mille järgi tegelikult, ma saan aru, et autod jätsite välja need, et sisuliselt, mis on mingi sama platvorm, mingid asjad, millega ilmselt te nagu ei ole sõitnud, aga mida veel peaks teadma enne, kui üldse see tabeli mida see elektriauto puhul üks oluline asi on ikkagi kogu see asi, mis puudutab üllats elektrit. Ehk et kui kaugele taga sõita saab. Ja see ei pea olema, et ühesõnaga, et ettepoole ei saanud see auto, millel on kõige suurem number. Aga kõige kaugemale sõita oma hinnaga, nagu et sa pead arvestama hinda. Et sõiduulatus peab olema okei, mis sa selle raha eest saad, suurus, praktilisus, siis jälle hind. Ühesõnaga, tegelikult, kui ma ütlen, millel siin kõige suurem osakaal võis olla, siis on see, ei saa kõrvale jätta, et see on hind, sellepärast, et elektriautod on nagunii kallid. Et siis me püüdsime nagu ikkagi mõelda nagu mõistlikult. Tegemist ei ole unistuste elektriautode tabeliga, kus me siis esikohale paneme, ma ei tea, Rimac Nevera ja kellegi jaoks kuskile kolmandaks Tesla Cybertrucki, vaid see on ikkagi selline, et kui praegult keegi päriselt tahab seda liigutust ära teha, et tema läheb nüüd elektriliseks, et ta siis näeks, et mis need valikud on nagu päris maailmas. Ja ma ütlen, päris maailm tähendab ikkagi jätkuvalt 40 000 või kallimad autod. See on nagu huvitav, et kui ma seda tabelit praegu vaatan, siis esimesed 2 ongi seal, hinnad algavad 40, paneme siis võib-olla sinna 10 000 juurde, et enam ja võtame 4 000 maha, ostutoetus. No okei, see ostutoetus, see peaks ära kaotama üldse selle asja. Võib-olla, mis mind nagu üllatab, on see, et esimesed 2 kohta, et seal ei ole Škoda Enyaq, ja võib-olla ma ei ole nagu niiviisi mõelnud, et see Škoda Enyaqi hinnad tegelikult sisuliselt algavad 50 000 ja lähevad sealt edasi, et mul oli kuidagi mulje, et see Enyaq on ka sealt hakkab 40 tegelikult. Võib-olla kunagi, kui ta tuli ja siis oli tal veel mingi väiksema akuga ja eriti, ühesõnaga see on, me jõuame siia selle hind alates teemani, mida me oleme siin ka jahunud päris piisavalt, et hind alates, aga sorry, et seda autot Eestis ei saa, et siin meil on ikkagi mingi järgmised paketid ainult. Aga ütleme siis need esimesed 3 ära, et lihtsalt, et saada aru ja ütli ka kohta, aga miks ka, et esimene koht, ma ütlen kohe ära, on siis Hyundai Kona. Miks? Ma isegi mäletaks, mis eelmis saates juba või mingis saates põgusalt rääkisime, aga see on, seesama, ta sõidab, tal on suur aku, Hyundai, sest oli 64 kilovatt-tundi. Hyundai aku oskab akusid teha, ehk siis ka aku haldus ja energiakulu on väike
mis tähendab seda, et see auto sõidab ka siin meil Eesti talves vähemalt 400 kilomeetrit, ma olen suhteliselt kindel, kuigi järgmine nädal või siin lähipäevil lubab ka -23, peaks ruttu mingi elektrika võtma. Aga see selleks. Ja tal on hästi palju varustust, sest kõige kõrgemas tasemes, mis loomulikult demoauto oli, mille hind on 49 000, siis isegi tagaistme soojendus oli sees. Et kujuta ette, et enamikel autodel, ma ei tea, ei saa sihukest asja validagi üldse, isegi lisaraha eest, siis siin oli see sees. Et kõik on olemas ja kes kardab, et see on väike, siis saatesse ma annan nagu siin seda nõu, et aga mõtle nagu päriselt. Kas sul on suurt autot vaja? Tihti sa vead mingi kola, mis sul ära ei mahu. Loomulikult, kui sul on väiksed lapsevanker, keegi tahab väikse ratta kaasa võtta, siis jaa. Aga enamik inimesi, et kui suurt autot sul vaja on. Ja Kona on tegelikult piisavalt suur auto. See ei ole see koht, kus sa teed mingeid tohutuid ohverdusi, et kui sõber tahab ka kaasa tulla, siis see istub tagaistmel niimoodi põlved lõua all. Ei istu, väga vabalt istub. Nii et jah, see ja hind, et väiksema akuga Kona hakkab ka alla 40 000, aga Eestis enamik autode puhul me oleme siin andnud ka natuke nagu ostusoovitusi, et kui see just ei ole see pere teine auto, millega ainult linnas lapsi kooli veetakse ja vanaema juurde sõitmiseks on alati üks mingi suurem päris auto, et siis ikkagi need suurema akuga versioonid. Ja Kona hind ja kõik on mõnus. Teine auto on mõnes mõttes sarnane, eriti hinna koha pealt ja suuruse koha pealt ka on siis Renault Megane E-Tech ja ma saan aru, et vahe on selles, et see sõidab vähem ühe laadimisega. See sõidab ühe laadimisega vähem. Tal on nagu, ühesõnaga mulle Renault'de puhul, uute puhul meeldib see, et neil on näiteks kogu see ekraanisüsteem on sisuliselt Google'i põhine, mis tähendab seda, et ma saan juba seal ekraanil kasutada Google Maps ilma, et ma peaks oma telefoni, eriti oluline, see mul proovisõiduautodes, kui ei ole Android autot veel juhtme vabalt, siis ma pean seal juhtme otsima ja minu arust on see ebaaus Androidi inimeste suhtes. Aga et kõik on Google'i põhine, et keegi ei sunni sulle peale mingit oma kohalikku ise tehtud navi-äppi, mis ei tööta. Sõidab hästi, väga hea näeb välja. Võib-olla, ma numbreid ei tea, kas ta kröömik on võib-olla väiksem kui Kona või ühesõnaga. Kihvt auto ja mis E-Techi puhul praegult ja mis läbivalt selle tabeli juures, mida me tähele panime, mille kohta kirjutas ka Peeter Koppel samas ekstras kolumni, et päris palju tehakse praegult soodukaid. Et elektriautosid on ilmselt siis lattu toodetud ja neid ei osteta nii palju, et päris soodsalt saab, et kui me räägime siin jah, et kõik hinnad on üle 40 000, siis me võtsime aluseks ikkagi need hinnakirja hinnad, sest me ei saa nagu teha mingit asju hetkeliste soodushindade pealt, aga taustal on tegelikult see, et päris vägevad soodukad on hetkel. Mõne auto puhul seal, ma tean, ID-bussi puhul, mis maksab muidu siuke 67 000 või on seal ka mõni laoauto näiteks -16 000. Ja ma arvan, et paljudel on see ka sellepärast nii tehtud, et tuua selle auto hind alla see ostutoetus vist oli äkki 60 000 ilma käibemaksuta või? Võin eksida veel 50 000. Et saada sellesse. Kolmandal kohal on siis Kia EV6, aga sellest me vist oleme rääkinud päris palju. Nii palju. Lihtsalt selle kasuks, auto on põhimõtteliselt oli meie eelmise 2 aastat tagasi tehtud edetabeli võitja ja kujutad ette 2 aastat hiljem, ütleme niimoodi, et ta oleks, me vahepeal mõtlesime ka, et kas me paneme ta uuesti esimeseks. Ta on lihtsalt jätkuvalt nii vinge auto, eriti nüüd tuli see sportlik GT mudel ka välja. Aga ma arvan, et siis juba inimesed nagu, ütleks, et kuulge, et palju see Kia teile siis maksab kah. Et kuna ta on vanem mudel, panime 3. kohale. Ma vaatan, et otsisin, et kus kohast ma leian mõne Tesla, mis siin aegade jooksul sisuliselt on olnud elektriauto synonüüm, et ma leidsin esimese Tesla Model Y 21. kohalt. Mis värk sellega on? Puudub esindus Eestis.
et hästi paljud toovad seda ja müüvad seda ja võtavad võib-olla ka teatud mingil määral remondikohustuse ja niimoodi, aga kui sul puudub esindus, sul puudub võimalus helistada nagu kuskile ja kellelegi midagi kurta ja küsida, sest siis sa oled kuskil Ameerika, ma ei tea, customer support'is või need, kes Teslat ostavad, enamjaolt ongi rahul, aga meil on natukene nagu, me oleme natuke skeptilised kogu selle osa suhtes, et kui nii palju räägitakse, nagu sa ise just siin saate alguses ütlesid, need mingid kvaliteediprobleemid, et seda enam, mitte teised autod siin tabelis, et neil ei oleks kvaliteediprobleeme, jumalist, kõigil on mingi 100 häda võib küljes olla. Aga mul ei ole kuskile minna selle murega kurtmana. Et mul on see sama, ma ei tea, jõuan oma Alfa juurde tagasi, et kui mingi probleem, ma lähen sõidan esindusse ja kas või elavas järjekorras korra räägin kellegiga. Nii, kuulge, mul on siuke asi, et ja saad nagu vestelda, ma tean küll, paneme sulle aja kirja, eks ju. Teslas nad kiidavad seda, et see on over the air update, et sul kõik asjad tehakse nagu üle õhu korda. Mis asi mul korda tehakse, kui mul näiteks mingi tükk nagiseb kuskil? Või ma ei tea, mingi jupp kukub autol küljest ära, et nagu üle õhu ei tee ju seda korda. Saadan Soome. Ühesõnaga, ta on see elektriautonduse süsteem on seal okei, aga ta ei ole hea auto. Siis võib-olla üks nagu üldine tähelepanek. Siin mõned saksa autod on siin eespool, siin on, ütleme, esimeses pooles, et siin on Taycan ja siin on EQE Mercedeselt ja siin oli BMW i7 ka, aga nende kõikide autode, EQE puhul mitte, aga muidu nad on sellised kallimoodsa autod, et sellised esimene Audi vist oli kuskil siin ka päris lõpus ja kuskil oli teine ka päris lõpus. Et ja Volvod on ka kõik siin lõpus, et ma ei tea, suudad seda kuidagi nagu üldistada. Hind, selles mõttes, et Volvol hetkel ainult üks, eks ju, elektriauto on, et see on pole seda põhimõtteliselt ka. Õige, poolest. Et see sama, et nende hinnad juba niimoodi, kui sa tahad saada suurema sõiduulatusega, siis nendel saksa brändidel on tihti see, et sa pead palju varustust panema, et nende hind läheb lihtsalt nii kõrgele ja see, mis nad vastu pakuvad, on muidugi, nad pakuvad sellist premium-klassi aga sisu. Nad on ju muidu ka päris, ega kui sa lähed mitte elektriautot ostma, ega see BMW ja Audi ei ole ka just kõige nagu selline soodsam valik. Jah, aga lihtsalt nende see elektritehnoloogia on nagu, seal ei ole nagu mingit, ma ei oska öelda, et lõpuks nad sõidavad kõik umbes sama palju. Kui sa ostad mingi väiksema akuga versiooni ja siis suurema, aga seal hakkavad need pisiasjad, et kui suur on maksimaalne laadimiskiirus, mis sa saad nendega kuskil seal ultrakiiretes laadijates. Mida see aku veel suudab? Kui palju saab seda kuskilt eemalt juhtida? Mingid pisiasjad. Ja nagu edetabeliga vaata lihtsalt see on, et igat kohta on edetabelis ainult üks. Ja loomulikult, et siin on sees teatud kogus nagu alati meie igas jumala edetabelis seda subjektiivsust. Kas siis mingi sõidukogemus või mingid asjad on veidrad mõnel autol, mis meile lihtsalt ei meeldi ja kui sul tekib küsimus, see nüüd 12 või paneme selle 14, siis tulevad mängu need asjad. Lihtsalt isiklik kogemus, et see ei olnud hea asi selles autos. Ja pöördudes tagasi selle edetabi alguse poole, et nagu ma ütlesin, et algne Exceli tabel oli üle 60 auto. Ehk siis need 30, kes siin sees on juba nagu paremad kui need 30, kes välja jäid. Aga 5 tükki te tõite veel välja, mis tegelikult edetabelisse ei mahtunud, aga te olete nagu ära märkinud, et mingil põhjusel need on ikkagi olulised. Kõige märkimisväärsem nendest ilmselt ongi see sama Tesla Model 3, mille kvaliteediprobleemidest Saksamaal ma alguses juba rääkisin. Jaa, see tegime ühe lehekülje veel 5 märkimisväärset autot ja Model 3 on selle esimene ja see on lihtsalt selleks, et Tesla fännid päris meid kuskil öösel tänaval lumehange ei lükkaks. See on Tesla fännide see indulgents neile väike, et... Just, et tegelikult on niimoodi, et Tesla Model 3 tuli just
välja ja ma tean, et ka esimest mudelid on Eesti siia nendele, mitte diileritele, aga edasi, kes neid iganes müüvad, kohale jõudnud ja ühe mu Tesla fännist sõbra hinnangul, ma ei ole nii ise kätt pulsil hoidnud, peaks olema seda mudeli nime Model 3 Highland, ehk siis ta on põhjalik uuendus, ära parandatud kõik suuremad vead, mis on ette heidetud, et suur sõidumüra, väga kehv tagavedrustus, kvaliteediprobleemid, et ühesõnaga, väidetavalt on kõik need nüüd möödanik, aga me ei ole saanud seda ise proovida. Seega, nii-öelda vana Model 3 ei mahtunud top 30-sse kõikide eelpool toodud põhjustatu, aga kui see uus tõesti on kõik need parandanud, siis teeme neid tabeleid veel, me teeme neid üldtabeleid ja elektriautod aina rohkem murravad ka meil mingitesse sellistesse, et ma ei tea, 30 parimat pereautot ja 30 parimat, ma ei tea, kupeed, et küll need elektriautod sinna ka mahuvad ja Model 3 on võimalik tulla tagasi. Nissan Leaf on siin 5 märkimisväärse auto seas lihtsalt see, et tegemist on vanameistriga ja autos, tegelikult Leaf on jätkuvalt täiesti okei elektriauto. Ja ta on lihtsalt nagu hästi vastu pidanud tegelikult täitsa. Ja tal on lihtsalt see, et tal on nüüd see nagu see, eks ta on natuke moraalselt vananenud, tal on see HDMO või CHAdeMO laadimisstandard, mis sul ei anna võimalik, ei ole seda kiirlaadimist, superkiirlaadimist igas laadimispunktis, aga kui see üks nendest elektriauto omanikest, kes 98% ajast laeb kodus ja tegelikult ega seda Leafi saab ka tee peal laadida, nagu nendes avalikes punktides lihtsalt mitte nii tohutu kiiresti. Et siis Leaf on jätkuvalt okei auto, lihtsalt ta hind on selline, ongi 40 000 või alla selle, et ta on pigem siis soodne ja ruumi on seal tegelikult sees palju. Mainisime ära maksuse elektriautod, me lihtsalt oleme sõitnud ainult ühega ja me ei saa panna veel ühtegi tabelisse. Ja siis on siin mõned veel. Taha kõik ära rääkida, muidu keegi ei loe meil seda kas veebist, seal on nüüd ka veebis üleval, on ka ajalehelettidel otsige siis ekstra kaanel te ei leia mitte elektriautosid, sest me avastasime kunagi, et see pole suurem asi müügiargument, kui sul on kaanel hunnik elektriautost või ka tavalisi, ütleme, kui me tegime siin mingi diiselautode edetabeli. Proovime seekord, kaane peal on Lamborghini Huracan ja Mercedes AMG GT, ehk siis see superautode klubi, millest Kevin Kaldalu käis siin hiljuti rääkimas. See lugu on meil ka ekstras koos ohtrate ja ägedate piltidega. Ja otsige siis kaane ajakirja, kus on kaanel valge Lamborghini ja punane Mercedes. Ja ma arvan, et sellega on meie tänane saade läbi ja kuuleme järgmine nädal jälle. Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Kupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas.